Tere kõigile! Mul on hea meel teatada, et me saame alustada selle aasta Eesti Puhkpillimuusikaühingu aastakontserdiga ja väga tore on olla seekord Pärnus. See on saamas juba traditsiooniks. Me alustasime Tallinnaga, siis Tartu, eelmine aasta olime Paides ja täna oleme siis Pärnus. Ja meil on väga toredad orkestrid, kes järgemööda tulevad teie ette esinema. Ja mul on hea meel anda avakõneks sõna Eesti Puhkpillimuusikaühingu juhatuse esimehele Kaido Kivile. Palun! Armas kontserdikülastaja, hea orkester. Ma palun teil kõigil korraks tõusta püsti ja meenutada hetkelise vaikuse minutiga Eesti Vabariigi puhkpilliorkestrite, dirigentide, orkestri loojad Rein Uusmaad. Aitäh! Aasta on möödunud eelmisest Eesti Puhkpillimuusikaühingu aastapäeva kontserdist. Nagu Valdo Rüütelmaa ütleski, et on kujunenud traditsiooniks, et see kontsert ei toimu ainult Tallinnas, vaid mujal Eestis. Võib tekitada küsimuse, miks täna selline valik siin Pärnus. Puhkpillimuusikaühing on toetav organisatsioon ja me oleme selle traditsiooniga püüdnud anda võimaluse oma ühingu liikmetel esineda ka natukene suuremates kontserdisaalides kui tavapäraselt, sest ei igaühele ole võimalust ja jõukohane omale rentida sellist kontserdipaika. Aga aastast, mis on möödunud, ühingu juhatuse esimehena on mul ääretult hea meel kõrvalt vaatajana tõdeda, et kõik meie ühingu liikmed, orkestrid on aktiivsed. Ei ole ainult ühekordsed ülesastumised, vaid nende kontserttegevus on aastaringne. Ja ma loodan, et me toetame suure aplausiga hetkel kohe kõiki orkestrid Eesti Puhkpilli maastikul. Aplaus! Ega midagi rohkemat, vaid et ma tänan kõiki saalis viibijaid, tänan kõiki kollektiive, kes täna siin lava peal üles astuvad või kes kuskil hetkel mujal Eestis annavad kontserti, et nad jätkavad Eesti puhkpillimuusika traditsioone ja soovin teile kõigile head kontserdit. Ja mul on au kutsuda lavale Pärnu noorte puhkpilliorkestri peadirigendi Rein Vendla.
lugu, mida te ei tea, 96. aasta repertuaaris oli 3 minuti rätt öösel. Ja seda on palju mängitud igal pool majalgi. Mina olen väga palju mänginud seda Poola festivalil. Mis mõtlesin, miks mitte Eesti muusikat teha? On keelatud? Ei. 3 minuti rätt. Tõnis, Kõrvis. Hea kontserdikülastaja, hea orkester, armas dirigent. 13. oktoober aasta 2024. Eesti Puhkpillimuusika Ühing nimetab Rein Vendla Eesti Puhkpillimuusika Ühingu auliikmeks.
on see, mida me harjutanud on hästi palju kordi ja see ehmatab kõiki. Kui kellegi hakkab all, siis ärge kohe ära pestu. See on luge. Ma tänan nüüd kõiki seal viimane lugusid tõused püsti ja seda teeb tohku.
Kaitseliidu Läänemaleva orkester tervitab teid, armas kontserdipublik. Me alustasime tihtipeale Rootsi Sibeliuseks kutsutud Hugo Alfveni palaga Kevad Ruuslaagis. Nüüd läheme edasi teosega, mida tegelikult teoreetiliselt ei tohiks enne laulupidu esitada, aga me tead seda. Ja selle teose nimi on Pühendan sulle, kes teavad Seebelmanni vastavat lugu, see tunneb motiivid ära. Ja need motiivid on siis kokku sidunud Tauno Aimets. Me nüüd natukene liigutame inimesi, meil on päris mitmeid selliseid, kes mitut pilli mängivad ja meil on päris mitu selliseid, kes ennast julgevad solistida, natukene rakendada. Järgmise loo teemat me tunneme võib-olla paremini kui seda, mismoodi see välja orkestreeritud on, et meil on siin natuke tuleb lavalist liikumist, et meil on tegelikult 2 solisti, ma ütlen pärast nende nimed ka. Ma loodan, et nad on, et see teine solist on ka kuskil saadaval ilusti ja paneme siit natukene vahekäiku valgust. Nii, aga jah, see lugu on väga tuttav teema,
The Power of Love, armastuse jõud. Ja me nüüd püüame selle poweri ikka väga vääriliseks teha.
ja Anita Vattenberg ja Tõnis Lepp. Ega üks ilma teiseta ei jää. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse otsus 13. oktoober 2024. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu teenete märk number 37 omistada Mati Põdrale. Täname puhkpillimuusika traditsioonide hoidmise eest. Ma tänan selle au eest. Andsite mulle ühtlasi pisikese matemaatika ülesande, et kuidas see märk nüüd ilusti 39-ks jagada. No ma olin kunagi põhikoolis, kui mind veel õppima sunniti, olin reaalainetes tugev, ju ma selle 39-ks jaotusega välja mõtlen. Nii, aga ma nüüd panen korra need asjad käest ära, sest meil üks lugu on veel. Kohe räägin, milline neist. Nii, see pala kannab pealkirja Las minna. See on üks meie orkestri alati valmis marssidest, kui on vaja kuskil mängida. Ja see lugu on pühendatud kogu selle kontserdi kõige teenekamale maestrole, kes on ka selle teose autor. Ta tuleb täna lavale kava teises pooles.
mul ei ole midagi muud öelda, kui paus 15–20 minutit, palun külastage suurepärast kohvikut all ja saladuskatel. Hea õhtujuhi kombe kohaselt 2 kontserdi poolt ühe sama riietusega ei juhatata. Teie ees Mõisaküla Big Band ja vanameister Ivo Hakkaja.
ja ka see kuldses kuues mängitu ning kõrgel taeva põlvil õhtu on kunemarvel kaugel teel. Taas tihti vihmast märgan rannaliin ja hallautu häälub silmapiir, kus oled nüüd mu väike piirelind. Ei otsida ma oskasin. Nii hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Küll sügistunud sind kaasa viis, jäid ainult unelma veel. Taas tuleb päikse kiites pihlapuu ja ka see kuldses kuues mängitu, kuid suisole ja meelest läheb, taas südamesse alles jääb. Ja ka see kuldses kuues mängitu, kuid suisoe ja meelest läheb, taas südamesse alles jääb. Olla taas on kyllä, mulle meeldib sa.
sellest tuulen kraama, kui teised teada saavad, kuid mina kindlaks jään kui palju vees. Ei paku mulle huvi, see tolmab linna suvi ja talle millaks oolatud on tee. Küsin olla mõõsam ürast armastus või kärsta kandis, koos veres suure jaanis ja kui polli saaks. Ja kui su apja sul keelas katsis olla tasub küll mulle neegid saabuni viima. Ma tahaks selle noorlaulu kohta nii palju ütelda, et ta nimi on Udo Jakobson ja ta on meie kauaaegne solist juba. Nii et me kasutame teda vahetevahel tähtsatel kontsertidel, nagu siin täna on. Aga meeldib kuulda.
Eestimaalt välismaale, Deep Purple'i Popurri ja viimane lugu sellest popurriist kõlas meie esituses ka Kaitseliidu 2018. aasta päeva kontserdil Saku Suurhallis eestikeelsete laulusõnadega Tõotab tormi.
Jätkame kõige südamelähedasema muusikaga. Gennadi Podelski mõtisklus ja mul on au paluda lavale meie solist Aare Kodasmaa. Jätkame Eesti Puhkpillimuusika Ühingu poolt redigeeritud kujul kohe-kohe trükis ilmuva teosega Popurrii Tallinna lauludest, seade autor Ülo Raudmäe ja saalis peaks viibima ka meie ühingu poolt nootide väljaandmisest nooditoimkonna esimees, vastutav inimene Margus Kasemaa. Lehvitame ja aplaustame.
järgmine lugu kannab peale tõotuse laulu. Huvitaval kombel oli see lugu viimane Eesti Kaitseväe orkestri poolt esitatud teos ja esimene teos Eesti sõjaväeorkestri poolt esitatud kontserdil. Tõotuse laul ja palun lava peale uuesti solisti Aare Kodasmaa. Ja ikka tahan ma tänada, alustan lähemalt. Eesti Puhkpillimuusika Ühing tänab sind, Sigrid Hint, et sa jätkad seda teekonda, mida me oleme siin paljude eelpool tänatud inimestega alustanud. Aitäh sulle, Sigrid, tule ette. Lühikene ja kokku harjutamata, nagu meil tavaliselt kombeks. Aga ma kohe jalutan sinnapoole ja kutsun lavale Valdo Rüütelmaa. Ma loodan, et teine mikrofon on ka sees. Ja tuleb julgelt siia poole. Ma esitan ennem sulle ühe küsimuse. Mul mälumäng nagu alati meeldib.
mida sa tegid 19. juuli aastal 2004? 19. juuli 2004 hakkasin ma tööle Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutava sekretärina. Ja sellest tulenevalt ma ei ole nii ühehäälselt Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse koosoleku ja hääletust kohanud, kuigi ma olen seal juhatuses olnud juba 10 aastat. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu teenete märk number 38, Valdo Rüütelmaa. Läks nagu alati. Aga tänase suure sünnipäeva gala lõpetame Frank Sinatra poolt kuulsaks lauldud teosega Ma ei vei, aga täna te kuulete seda laulu eestikeelses esituses. Ja miks eesti keeles? 2 nädalat tagasi pühapäevasel päeval kuulsin mina kõrvaltoast tungivat käsku, pane kähku Kanal 2 peale, Aare laulab. Üllatus, üllatus, panin ja lauliski. Sealt oli maskeerunud puussepaks. Aga tegelikult on ta väga hea solist, ma usun, et te nõustute minuga. Ja selle laulu teksti on kirjutanud Tõnu Oja. Kalju kindel.
aitäh teile, et te nii rohkearvuliselt tulite meie aastapäeva kontserdi kuulama. Ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing jätkab tegutsemist, ma usun, pikka aega. Ja kohtumiseni teiega järgmistel kontsertidel. Aitäh teile!